Torupillil kõige kõrgemaid noote mängides tähendab seda, et kõik sõrmeavad sõrmelisel on avatud. Kui vasaku käega mängid järjest üles A, B, C, D ja E noodi, siis tegelikult vasak käsi on täitsa õhus. Et aru saada, kuidas see pöial nüüd tagasi oma sõrmeava peale asetada, siis on abiks väike sõrm ehk toenäpp. Toenäpp vasakus käes läheb siia külje peale. Täpselt sinna kohta, kuhu ta tegelikult ka loomulikult langeb. Sellel sõrmel ei ole eraldi sõrmeava, vaid sõrmilise peal ja külje peal. Nüüd, kui järjest üles mängid helisid, siis D-noot ei vaja toetamist. Aga just E-noodi ajal on see olukord, kus kõik sõrmed on avatud ja me asetame väikese sõrme siia toeks. Nii kui pöial oma sõrmeava peal tagasi langeb, nii võtame ka toenäpu sõrmeliselt. Nüüd, et seda harjutust või seda liigutust saaks automaatsemaks, siis peab tegema mõned harjutused. Esmalt proovi niisama. Hoia parema käega sõrmisest kinni, mängi D-nooti, ehk siis kõik sõrmed on avatud ja proovi pöial avada ja väike sõrm siia külje peale toeks asetada. Praegu ma näitan seda sellepärast ilma teiste sõrmedeta, et see oleks visuaalselt hästi näha. Aga loomulikult, kõik teised sõrmed tulevad siia kohale. D-noot, E-noot, D-noot, E-noot. Väike sõrm on toeks, D-noot, väike sõrm ei ole. Kui selline harjutus juba ilma mängimata välja tuleb, siis proovi ka puhuda tuulekott õhku täis ja mängides seda teha. Jäta ka meelde see, et tegelikult sõrmilisel on ka parema käe väike toenäpp, mis hoiab siis sõrmilist otse. Kui see liigutus juba välja tuleb, siis proovi mängida B, C, D, E, D, C, B. E-noodi ajal säti siis jälle toenäpp õigesse kohta. Ja kui ka see skaala jupikesid ülevalt hästi välja tuleb ja väike sõrm toenäpuna täitsa automaatseks juba muutub, siis mängi G-noodist üles kogu skaala. Nüüd järgmine samm on mängida ka intervalle ja intervalle just läbi E-noodi, et harjutada, et kui mingisuguses torupilliloos on tulemas E-noot, et sa siis selle väikse näpu siia toenäpuks automaatselt asetaksid. Selleks alustame D, E, C, E, B, E. Kõikide nootide läbi mängimist läbi ülemise E-noodi.
loomulikult ei pea intervallide puhul mängima tervet skaalat, et mängida neid kõige alumisi noote, alt, D ja ülemine E, on üsna keeruline, sest algajal pillimängijal kõikide sõrmeavade katmine on suur töö ja võib-olla vajab rohkem harjumist, siis pigem mängi G-nooti läbi E ja ära allapoole siis parema käega praegu noote mängi. Ja pane ka tähele, et näpud käiksid ilusasti sünkroonis. Võib juhtuda, et mõni näpp on natuke laisem ja mõni natuke virgem. See tähendab seda, et kui sa võtad korraga, näiteks A-noodi ajal, kõik vasaku käe sõrmed avad, siis nad peavad kõik korraga ka avama. Kui juhtub, et mõni näpp jääb korra hiljem peale, näiteks, siis kõlab selle 2 A ja E noodi vahel veel üks noot, mis ei ole tegelikult mõeldud sinna vahele. Ma näitan, mis võib juhtuda, kui näpud ei käi sünkroonis. Aga kui käivad ilusti sünkroonis, siis pane siis tähele ilusasti, kui sa neid harjutusi teed, et näpud käiksid sünkroonis, et vasak käsi, vasaku käe väike sõrm toetab. Ära kindlasti mine kõige viimaste harjutuste juurde ennem, kui teised harjutused ei ole välja tulnud. Ja kui mõni noot või mõni käik tunned, et on ebamugav, siis sa võid seda vabalt rohkem mängida, näiteks ühe noodiga B, E, B, E, B, E, mängida kohe mitu korda. Head harjutamist!